et siis sellist viguriga ühejalalist lauda teha, selle jaoks on mõistlik siis jällegi eestvaatesse teha endale abijooned ette, et oleks gabariidid paigas nullpunktist, ütleme, kui ta seal mingi 800 läbimõõdus on, siis on 400 raadius ja kõrgus mingi 700. Nii, siis keskmine plate oleks, ütleme, mingi 400, miinus, no palju ta võib olla siis, no ütleme, tõsisem, 28 näiteks. Siis jalg võiks olla mingi 100 läbimõõduga siuke. No siit juba hakkab looma. Siin võiks olla siis mingisugune tugi sellel ja siit saaks siis aretada mingisuguse jalateema, et ma tegin täitsa silma järgi siin. Et täitsa vaba looming. Polujoon, noh, tähendab alguses ma tegin üldse ristkülliku, jah, ja siis seda ristküllik ma tekitasin punkte juurde talle, siin kui lähed mingi muutmispunkti peale, siis tuleb see add vertex. Nii. Nüüd see Gizmo segab mind. Siin jällegi täiesti meelevaldselt et selline kunstkäsitöö. Jah, nüüd ma teen selle läbimõõdu suuremaks, tegelikult ei ole hea mõte, aga noh, näiteks siuke junn. Muudame siin ka natukene seda servakuju. Nii, ja siis võib need asjad, mis pöörlevad, need asjad panna pöörlema. Panen teise kihi peale pöörlevad asjad. Et võib mitu asja korraga panna, nagu siin antud juhul. Nii, ja kas või pressipulliga saab siis sellele jalale anda paksuse.
Nii, ja nüüd tuleb hakata siis isoleerima. Isoleerime need tükid ära, millele mingid tapimoodi asjad peavad külge tulema. Et kõigepealt siis teeme siia peale talle tüübliaugud. No, põhimõtteliselt me võime teha need samamoodi punnidega ka selle külje, mis vastu ümmargust asja on, aga sinna võime ka teha korralikuma tapi. Nii, muudame koordinaadid ära. Ja teeme siis siia korralikuma tapi. No, vahel on kasulik 2D traatvõrgustik näiteks selleks, et leida üles siis 2D polujoon siit. Raadius paneme pool seda tapi ja siis polujoone funktsiooniga kõik nurgad ümmarguseks. Vaatame, kas see sobib äkki mul ka teisele tükile siia. No ei sobi väga hästi, jah. Hea küll, teeme siis siia uue. Ja pressime ja pullime, siis tõmbame selle mingi 20 mm välja siit. No, ei taha siin praegu pullida. Kui joone peale lähed, siis pullib, aga pullimisega on vahel niimoodi, et ta ei leia üles seda objekti. No, ikka ei leia, jah. Et joone pealt leiab, ma ei leia. Ei leia. Aga nüüd leidis. Nii, lõpetame siis isoleerimise ära. Muidugi me võime talle ka juba materjalid anda. End object isolation. Võtame siis SE isomeetriku ja isoleerime nüüd siis ära selle posti. Nii. Siin nüüd, kuna see on kumerpind, siis ei saa pressipulli selliselt kasutada nagu tavaliselt, et siin peab siis kasutama seda, et teed selle eraldiseisva objekti ja siis interferega saab võtta niimoodi, et see objekt ja see objekt eraldi komplektid, jätta siis see ühisosa alles ja nüüd siis subtraktiga lõigata sellest tükist see tükk välja. Ja siis siin lõigata sellest tükist see tükk välja. Nii, end objekt. Muidugi ma nüüd
natuke kiirustasin, tegelikult ma oleks pidanud tegema neid jalgu juba 3 tükki, aga no mis teha, eks ma siis teen pärast, et sellele tuleks siis teha see Polar Array. Nii. Ja need ülejäänud tapid ka siis siia tekitada, aga kõigepealt tekitame sellele lauaplatele siis need tüübliaugud. Hoolikalt valin siit välja need ringid, mis siis selle tüübliauke näitavad ja lauaplate isoleerin ära. Ja nüüd ma saan lükata siis pressipulliga need. Noh, ei leia, jah. Ei leia. No kui ei leia, siis on alati võimalik, kuna siin ei ole midagi kaotada, siis on võimalik need tekitada ekstruudiga 20 millimeetrit näiteks ja subtraktiga siis lauaplaadist välja lõigata, et nad ei pea niikuinii alles jääma. Nii, objektide isoleerimine lõpetan ära. Ja nüüd on mul jäänud siis veel need tapid teha. Nii, põnev on see, et tundub, et need tapid ei olegi siia sisse lõigatud. Okei, väga hea. Siis ma saan ära peita need asjad siit. Hide objects. Nii, ja nüüd saab ühe korraga siis subtraktiga lõigata sellest objektist välja need kohad. Nii, vaatame korra, kas see on ka tegelikult siis nüüd tappidega. Nii, siin on tapiaugud olemas. Ja siin on ka tapiaugud olemas, väga hea. Et võib siis selle objektide isoleerimise ära lõpetada, panna materjalid peale siia. No. Näiteks nii. Ja toome siis ja põhimõtteliselt ongi jälle üks kolelaud valmis.